No need esimesed sammud sai ikkagi sellel rajal minu mäletamist mööda sai astutud ka isegi paar aastat veel enne terviseradade kui sellise juriidilise keha asutamist. Kunagi olin ma ka pikka aega Eesti omaaegse siis Menuala suusaliidu juhatuses ja Mati Alaveril ei olnud seal kunagi ideedest puudu ja tema ärgitamisel siis üritasime nagu jagada ülesandeid ja kes millega saaks kaasa aidata ja mina võtsin siis vabatahtlikult oma peale sellise, ütleme siis suusatamise infrastruktuuri arendamise mingil määral Eestis ja see vast oli siis 2 aastat isegi enne terviseradade asutamist ja hakkasime seda siis vaikselt, seal Nõmmel hakkasime vaikselt peale ja siis läks kuidagi sujuvalt, siis vaatasime, et seda nüüd üks ettevõte või inimene ka ei jõua teha, siis kaasasime head sõbrad ja partnerid Eesti Energia ja Swedbanka või tollel ajal Hansapanga ja nii ta läks. Ja nii nagu iga ettevõtmine areneb oma sellist loogilist rada, siis sellest suusaradadest ja tehislumest siis arenes õige pea sellise üleüldise liikumisharrastuse ja aastaringse liikumise ja eelkõige oli meil siis see rõhuasetus oli ka sellel, et see peab olema nagu kodulähedane, kõigile kättesaadav ja tasuta võimalus. Ja nii ta läks ja et ta sai ikkagi mingisuguse tuule sai see asi tiibadesse ja omavalitsused ja riik ja riigiametid, kõik on seda jõudumööda toetanud ja täna ma usun, et ikkagi väga suurel osal Eesti inimestest tahtmise olemasolul on ikkagi selline koht olemas, enam-vähem kodust mõistlikul kaugusel, kus sa saad liikuda. Kui omal tahtmist on, siis ikkagi selle võimaluse taha ei tohiks asi jääda. Mingis mõttes on see ettevõtmine läinud suuremaks, kui me võib-olla tollel ajal ette kujutasime. Mingis mõttes jälle me kujutasime seda populaarsuse ja liikumisharrastuse populaarsuse tõusu. Võib-olla see on ka jälle loogiline, et need eestvedajad kujutavad ette, et see läheb rohkem lendu, kui ta tegelikult läks. Aga nii see on ja mingisuguse panuse me oleme kindlasti andnud ja meie uskumus see on, et nagu kui inimesed ikka liiguvad, siis nad on tervemad ja tublimad, kui nad ei liiguks. Ise olen ka ma ei taha öelda, olen nüüd niisuguse keskmise inimese mõõdus või üle või alla selle, aga ma arvan, eks see omalgi oli alguses rohkem suusatamine, täna võib-olla olen keskendunud rohkem rattasõidule, aga selline 3-4 korda nädalas ma igal juhul liigun ja ma usun, et sellest on ikka elukvaliteedile on kasu olnud ja julgen kõigile ka soovitada, et tegelikult ei ole olemas sellist inimest, kellele see, ma usun, nagu kasuks ei tule ja kõige raskem hetk on ikka see, et kui sa töölt tuled, et need riided vahetada ja välja minna, et ülejäänu läheb juba iseenesest ja ma usun, et see meeldiv tunne pärast sauna minna või kes on käinud ja regulaarselt liiguvad, ma arvan, et see mingis mõttes saab harjumuseks ja heaks harjumuseks igaühele. Ja siin, kui me vaatame neid keskmise elu ja või tervena elatud aastaid, siis me oleme ikkagi siin Rootsist, Norrast on Eesti täna 20 aastat maas. Ja see paraku see number kahjuks nagu paranemise märke veel ei näita, nii et ma arvan, nii terviseradadel kui nende kasutajatel on veel pikk maa minna.